et arusaamine on kõige alus ja arusaamise alus on süvenemine. Nii et mina soovin enda poolt head süvenemist teile ja siis ka arusaamist. Nii et head talvekooli meile kõigile. Ja kutsume Ingvari siia. Tere kõigile, aitäh mind siia kutsumast. Ma kuulasin su vestlust siin ja tahaks öelda paar sõnaga seda, et kui sa oled saanud õpetust kohe Ingvari õpilane, see ei ole päris niimoodi, et kogu see õpetus on sündinud läbi minu isikliku praktika, läbi isiklike otsingute ja nende sadade tuhandete õpilaste probleemide lahendamise. Sealt on see välja koornud lõppude lõpuks ja need teadmised, mida ma jagan, on selleks, et inimene, kes teadmiseid kasutab, kes saab nendest aru, rakendaks neid ja saaks ennast elus heale järjele. See on peamine. Selleks ei pea õpilane olema. Õpilane minu jaoks tähendab hoopis midagi muud. Õpilane on see, kes ei saa ainult õpetust, vaid see, kes tunnistab sind õpetajana, päris õpetajana. Et ongi minu õpetaja. Sealt aga peale alles päris õpe, mis läheb kaugemale oma elu korda seadmise tehnoloogiast. Sest Practical Consciousness 1-5 on sisaldab sellised teadmised, mis on tavaelu korrastamiseks, mis on loodud selleks, et sa saaksid enda elu korda ja saaksid ennast inimeseks, kes teab, kes ta on tegelikult, keda ei sega erinevad mõtted ja emotsioonid, kes kasutab teadusomadusi ja oskab elu elada nõnda nimetatud vooseisundis. Aga see ei ole kaugeltki veel kõik. Jooga, panite tähele, et üks vaimne nimi on Ishvarananda, et jooga hakkab peale seda peale alles. No päris jooga. Päris jooga on nagu matemaatika, nagu füüsika. Ehk koosneb õigest teadmisest. Õige teadmine tähendab seda, et sa oled kursis eluga nagu praktiliselt. Et sa tead, mis on mis, mitte ei mõtle ja oled kuulnud, vaid sa tead nagu päriselt. Ehk sa oled sellest aru saanud. Ja ülejäänud on siis valemitesse seadmine, sest me elame teiega loodusseadustes ja teisi seaduseid meil ei ole. Osad neist on teada, osad veel mitte. Ja matemaatika see seisnebki siis loodusseaduste tundmises, nende rakendamises ja valemi järgsetes tulemustes. Muud ei olegi, see ongi kogu jooga. Nii et jooga on nii teoreetiline kui ka rakenduslik matemaatika ja füüsika, kui niimoodi võib öelda. Nii et kui inimene läheb sügavamale, siis nendes tasandites, siis tast võib saada õpilane. Aga seni see on lihtsalt selline praktiline asendus kõikidele nendele meetoditele, mis lihtsalt ei tööta. Lihtsalt selgituseks. Nüüd tegelikust minast siis pidin täna teile rääkima. Nagu te kõik teate, kohe kõige esimesel kursusel Practical Consciousness, eelmine teadliku muutuse kunstikursustel. Esimese päeva lõpus saab inimene, kes saab kursusele, siis kogemused tõelisest minast. See tõeline mina on kogu aeg eksisteerinud. Ta ei ole kuhugi vahepeal kadunud ega haihtunud, sest kui vaadata sinna matemaatika poole, küsida siis mingisuguse võrrandis oleva suuruse kohta ning küsida iga inimese käest, et kas sa oled. See on lihtne küsimus, mis toob selle võrrandis oleva osa välja. Kas sa oled? Iga inimene ütleb, et jah, olen.
samas on see nii ilmselge, et iga inimene on. Aga samas on see kuidagi nii taandunud või nii tahaplaanile ära vajunud, et tal pole olulist osa meie elus, kuigi ainult tänu sellele meie elu on võimalik ja toimub. No ilmselt te kõik juba teate seda, et tõeline mina taandub sellepärast, et taandub nii-öelda mänguväljakult, eks ole, kuigi on kogu aeg seal samas. Taandub seetõttu, et me peame palju olulisemaks mõtlemist ja emotsionaalsust ja kogu muud informatsiooni, mis meieni jõuab. Ja elame siis seda läbi ühelt poolt ja teiselt poolt siis kasutame seda. Ehk tegemist on ühe sellise hästi lihtsa võrrandis oleva disproportsionaalsusega. Ehk kui sa näiteks praegu kirjutad midagi üles või kuulad, siis see, mida sa kirjutad üles või kuulad, on olulisem sinust endast. Kas on nii? See lihtsalt on hästi kuidagi lihtsalt või iseloomulikult. Me isegi ei tule selle peale, et see on nii. Me isegi ei märka seda ja kui keegi ei ole näpuga näidanud, et vaata, kas see on nii, siis sa avastad, et see ongi nii. Näiteks, või veel mõned näited, näiteks meie kannatused. Maailm on täis kannatusi, nagu te teate tänapäeval. Isiklikke, kollektiivseid ja nii edasi, eks ole, et lapsed kannatavad, peres olevad liikmed kannatavad, vanemad ja kolleegid kannatust on hästi palju tänapäeval. Ja kuidas me teame, et me kannatame? Lihtsalt teame, eks ole, igaüks teab, mis on kannatus. Kui sul on kannatus pealt, sa tead seda, aga kes on see, kes teab seda? Ja me oleme nii kiindunud kannatustesse, pusime nende kannatustega, et kuidagi nendest lahti saada ja endiselt see, kes teab, ehk tegelik sina on taandatud valemist, ehk lihtsalt on passiivne kõrvaltvaataja. Ja piisab ainult ühest väikesest nihkest selleks, et eristada ennast kannatusest ja saada aru, et sa ei ole kannatus. Ja kui see eristamine toimub, siis toimub väga suur põhimõtteline pööre kõikides sinu võimalustes. See ei tundu hästi suur olevat sel hetkel, kui see juhtub. See tundub võib-olla ka olevat mitte midagi. Kogen ennast, mis siis. Et selles ei ole midagi erilist, kuigi enesetunne, mis kaasneb enese avastamisele, on hea. Mäletate? Mäletate, jah? Et sellest tundes paistab, et sa oled nagu avastanud iseennast, et see olengi mina. Sa saad aru, et sa oled teadvel ja kui sa võtad ennast omaks, siis sellega kaasneb veel üks oluline nüanss, nimelt isiklik või sisemine õnnelikkus, mida vahest nimetatakse ka armastuseks ja heatahtlikkuseks ja nii edasi. Nii et iseenesest see võib olla ka nagu mingi teema, mida kasutatakse meditatsioonides, et jõuda selle seisundini, mida peetakse võib-olla kuskil väga kõrgeks seisundiks, võib-olla isegi saavutamatuks seisundiks. Ja jätakse kahe silma vahele see olulisus, selle nihke nii-öelda kardinaalne erinevus läbielamistest. Ehk kui see on sinu kogemus või veel ei ole, siis ma natukene kirjeldan seda. Kui sa avastad ennast, siis sa avastad, et sa oled kõikide teiste nähtuste suhtes või pigem vastupidi, et kõik nähtused on sinu suhtes. Nad ei ole sina, sellepärast, et siin on üks oluline fakt vahel, sest sa suudad neid eristada. Sa tead, et sul on need protsessid ja sa tead, et sa ei ole need protsessid. Ja siit hakkab vabanema täiesti uus maastik, täiesti uute võimalustega. Siin tekib tegija kõige selle osas, millega sa kokku puutud.
kui me ei tea, kes me oleme, siis tegijat ei ole. Ta küll on, aga kui ta ei ole aktiivselt ennast eristanud, siis see tundub, et see on üks ja seesama kõik. Ehk minu kannatus olengi mina. Ja mida sa siin teed? Mitte midagi ei tee. Sest ei ole tegijat. Ja siis kannatuses olev inimene siis viskleb enda psühholoogiliste või psüühiliste siis probleemide käes, püüdes hoida ja leida siis erinevaid lahendusi. Ja see kõik tegelikult ei tööta. Sest tegijat ei ole. Sellest, et lahendused on, jah, võiks öelda, et see on mulje, et lahendused on, sest protsessid muutuvad kogu aeg. Meil on mingil hetkel halb olla, siis meil on selline normaalne ja siis on võib-olla hea ja võib-olla veel parem, aga võib-olla veel halvem. Ehk kõik protsessid muutuvad. Aga kõik protsessid ei ole juhitud mina poolt, vaid alateadlike protsesside poolt. Nii, selliseid protsessi ei tohiks nimetada teraapiaks. Ei tohiks nimetada probleemidest vabanemiseks. Need saab nimetada ainult ühtemoodi, asendustegevusteks. Ehk ühed tujud asenduvad teistega, kolmandatega, neljandatega. Depressioon asendub võib-olla mingisuguse uue tulukesega kusagil, mille suunas liikuda, kus leitakse motivatsioon. Aga see on kõik asendusprotsessid. Nii et kui mina ilmub lavale, siis see luuakse kõigepealt õige suhe. Õige suhe algab sellest, et sa hakkad eristama minast erinevaid nähtuseid. Erinevate nähtuste puhul on üks probleem nimelt, et see kõik toimub seespool, nii-öelda meie sisemaailmas või nõnda nimetatud sisemaailmas, siis me oleme harjunud sellega, et meie sisemaailm on mina või olen mina. Selles osas võiks öelda, et meil on õpetatud valesti aastakümneid identifitseerides ennast ehk inimest kehana. Kehana, emotsioonidega, mõtetega ja kõige sellega, mida me täna tavamõttes inimese all tunneme või teame. Selline vaade omab põhjuseid, miks selline vaade on tekkinud, aga see ei ole meid aidanud. Nagu te teate, või olete ilmselt tähele pannud, me oleme teiega ju mitmendal sajandil. On 21. Aga inimprobleemid on endiselt lahenduseta. Nad on olnud tuhandeid aastaid ühe samasugused. Ja ei ole teadus ka siin aidanud midagi. Ja kui vaadata hästi praktiliselt, siis nüüd kaevudes teemasse, siis võib öelda, et selline vaade inimesele ei ole andnud lahendusi igikestvatele inimese probleemidele ja seda võib nimetada vabalt valeks teeks. Võib-olla see kõlas liiga räigelt, liiga usku raputavad, aga no mis siis? No mis siis? Kui inimene avastab, kes ta tegelikult on, ma usun, te teate, et see ei ole mingi ettekujutlus, millest ma räägin, vaid see on hästi realistlik. Hakkab ilmestuma kohe midagi sellest erinevat. Sa avastad, et sa ei ole mõte. Sa avastad, et sa ei ole emotsioonid, sa avastad, et sa ei ole füüsiline keha. Need avastused on väga realistlikud. Sellise avastuse nimetatakse empiiriline kogemus. Empiiriline kogemus on teaduslik termin. Teadus kasutab empiirilist kogemust. See on esimese isiku kogemus. See on alati objektiivne. Nüüd pöördudes jooga poole, millele siis viitab ka minu vaimne nimi, mis on tegelikult jooga praktikule antud nimi, siis mulle isiklikult ei meeldi jooga. Mida ma selle silmas pean, kui mulle midagi meeldiks, siis see oleks mingi seisukoht. Jooga mulle ei meeldi, aga ma kasutan seda igal pool ja igal ajal. Asi ei ole meeldimises, sest see oleks suhtumine ja mitte minu suhtumine, vaid mingisuguse minu psühholoogilise osa suhtumine sellesse, mida ma nimetan joogaks. Ma kasutan joogat ilma suhtumiseta, teadmisena. Mida tähendab teadmine?
teadmine on see protsess, mis avab meile midagi loodusest või meist endist, tavamõttes meist endist. Ehk me saame teada, et see on nii. Me saame teada, et need asjad käivad nii. Me saame teada, et kui me teeme niimoodi, siis me saame sellised tagajärjed. Me saame teada, et kui me ei tee, ka siis me saame mingid tagajärjed. Nii et jooga põhineb tegelikkusel ehk tegelikkuse tundmisel. Ma mainisin korra seda, et joogat on väga lihtne vaadelda matemaatikana või füüsikana. Ehk kui meil on väga palju tundmatuid, siis me ei saa rakendada mitte ühtegi valemit selleks, et jõuda mingisuguse tulemuseni. Teadmine on nüüd see, kus nende tundmatute hulk on kahanenud. Ja siin me saame rakendama hakata valemeid, ehk nimetame valemeid siis praktikaks ehk tegevuseks, selleks, et saavutada mingisuguseid konkreetseid tulemusi. Ehk teadmine on siis niisiis maailma mingisuguse osa avanemine, mis jõuab minuni, ehk ma hakkan aru saama sellest. Ja ma saan seda rakendada mingisugusteks muutusteks või tegudeks elus, oma elu juhtides või siis oma sisemaailma muutes. Ja eesmärk on saada ju parema elu peale. Kas pole? Kas on või ole? Saada paremaks inimeseks. Nii et tõeline mina on see, mis sa tegelikult oled. Ja vaade siit kõigele ülejäänule, mis on üks kõige realistlikum seisukoht üleüldse. Mis ta on kõige realistlikum? Kui võtta ja kujutada ette, et tõeline mina ja ainult tõeline mina, nii nagu sa oled, ja ei võtta mitte millestki osa. Lihtsalt ma olen olemasolu. Selline kogemus või selline vaade võimaldab aru saada, kes ma tegelikult olen või mis ma tegelikult olen. Kui me liidame siia juurde erinevad kogemused, siis tekib selline segadus, kus ma ajan ennast segi mingisuguste nähtustega, mingisuguste kogemustega. Ja see eksperiment, kes ma olen, ei ole enam puhas. Et on juba mingite läbielamistega määrdunud. Nii et kui sa tahad saada puhast kogemust iseendast, siis seda tulebki niimoodi teha. Ilma ühegi liigse kogemuseta, ilma ühegi liigse detailita, mida sa võtad juurde. Ja kui sa siis oled iseendana ja oled, siis sa võid avastada mõned väga olulised väärtused. Esimene väärtus sa avastad igikestva olemasolu. Igikestev tähendab surma ületavat olemasolu. Sa avastad, et sa oled igavene. Kui sa nüüd vaatad seda, mida ma ütlesin, siis milline on selle praktiline väärtus sinu jaoks? Kas see on lihtsalt sõnakõlks, lihtsalt mingi fantaasia, mingi joogalik kõrgus? Mis see on? Aga kui sa saad sellest aru, ja aru saab sellest ainult siis, kui sa uurid iseennast, olles iseendana, ja see jõuab sulle pärale, siis sulle avaneb üks suur tundmatu faktor, mis on väga olulise mõjuga kogu sinu elule, kogu eksistentsile. Sealt edasi võid sa uurida enda võimet olla teadvel sellest, et sa oled. Ja sa võid avastada, et ka see on igikestev. Et seda ei saa purustada mitte üks asi.
Seda ei saa muuta mitte üks asi. Täpselt nagu ka sinu olemasolu ennast. Ja sa võid avastada selle suure väärtuse. Kui sa seda ei avasta, siis see jääb avastamata, siis sa ei leia seda fakti. Ja kui sa saad aru, et sa oled igikestev, teadvel, aga praktiliselt piirideta ja sa lõdvestud sellesse teadmisesse, hakkad sa tundma õndsust ehk armastust ehk kaastunnet ehk loomulikku heatahtlikkust. See lihtsalt tuleb. Ja siis avastad veel ühe kvaliteedi. Ja kui sa uurid seda ja küsid, milline on selle tähtsus üldse sinu elus, siis võid avastada näiteks sellise asja, et sa oledki sisimas hea. Sa oled kogu aeg olnud hea, lihtsalt pole teadnud seda ja pole selle kogemuseni iseendast ehk iseenda tundma õppimatuse tõttu avastanud. Kui sa uurid seda headust veel laiemalt, siis võid avastada, et ka headus on absoluutne väärtus. See on kõikjal olev. Aga ta on peidetud. Ta on peidetud väga peenel, väga sügavale tasandile ja ei väljendu seni, kuni inimene pole seda avastanud. Ja kui sa on selle triaadiga edasi lähed, eks sa oled avastanud, kinnistunud ja see on jõudnud sulle pärale, siis sa juurtud siia, sest sa tahad olla see. Sa tahad olla see, mis sa oled, sa tahad olla see teadvus, sa tahad olla see headus, sest see on iseenesest mõistetav peale sellist kogemust. Ja siin puuduvad igasugused alternatiivid. Pole olemas ühtegi alternatiivi sellele, ehk sinule. Tänu sellele, et me ei ole harjunud olema iseendana, siis iseendana olemine libiseb käest ära. Aga seda saab taastada, te teate, kuidas see käib. Kuid oluline, et see jõuaks sulle pärale nagu tõena, sest see on tõde, sa avastad selle, mis sul juba on, mitte ei kujuta ette seda ega ei loo spetsiaalselt või spetsiifiliselt. Niisiis, avastades iseennast ja juurdudes iseendasse, sa avastad, et sa ei ole lihtsalt inimene, vaid sa oled midagi rohkemat, midagi palju enamat. Ma olen vahest kursustel rääkinud sellest, et see, mis sa oled, seda nimetatakse Piiblis Jumala poeg. Tundmata ennast ei ole võimalik tunda Jumalat. Tundes ennast tekib võimalus tunda ka Jumalat. Ma olen piisavalt ratsionaalne, kasutades sõna Jumal. Ja sealt läheb lugu edasi. Sa võid avastada, et sa oled üks tema osa. Piiblis öeldakse, et selle osa näo järgi, ehk tema järgi, tema sarnane. Ja need ongi need omadused, need 3 omadust, mis on siis Jumala omadused. Nii et niimoodi avastatakse enda nii-öelda jumalikkus, jumalik päritolu. Kui sa vaatad enda tavalist päritolu, sa võid avastada, et sinu päritolu on sinu esivanemad, eks ole, ema ja isa, see on kõik bioloogia, see kõik on arusaadav, eks ole. Kuidas siis see bioloogia on ühendatud siis surematu sinuga, Jumala pojaga? See on müsteerium. See on protsess, mida ka on võimalik samamoodi tundma õppida. Kui sul on huvi selle vastu ja vajadus teada saada, siis sa süvened ja uurid seda, saad lõpuks teada, kuidas see käib. Kuidas siis surematu sina siseneb siis viljastumise hetkel bioloogilisse kehasse, kus siis keha hakkab arenema. Mitte sina, vaid keha. Sa saad kehastunuks. Uurides seda protsessi on võimalik avastada seda, mida nimetatakse evolutsioon. Ja muidugi ka inkarnatsioon.
kuidas toimub inkarneerumine, ehk kuidas see surematu osa läheb kehast kehasse, kehast kehasse, kehast kehasse. Ja kui aktiveerida enda mälu, mis räägib eelnevatest kehastustest, siis võib leida miljoneid erinevaid kehastusi. Kuhu see evolutsioon siis viib? Mõtet on olla üks selline täiesti tähtsusetu putukas kogu universumis. Kui sa vaatad kas enda võimekust, enda käsi, jalgu, suud ja kõik seda, mida sina suudad teha meie galaktikas, kui suur on sinu tegevuste tähtsus meie galaktikas. Sa võid avastada, et sellest ei tasu rääkidagi, eks ole. Ja ka kogu inimkonna tähtsus selles on kuidagi väga selline olematu, eks ole. Ja ometigi see toimub. Ometigi toimub evolutsioon. Mida see evolutsioon siis meiega teeb? Õpetab. Me õpime. Me õpime tundma elu, õpime tundma loodust, seda, mida me teeme. Õpime tundma meie lapsi, suhteid, vajadusi, me leiutame, me kasutame, me teenime ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Miks me seda teeme kõik? Selleks, et teada saada. Mis asjad need on? Sest me oleme kasutajad. Kas teile tundub, et me oleme kasutajad? Selle kohta on väga hästi öeldud, et tühjade kätega sa siia ilma tulid ja tühjadega sa siis lähed. Eks see, mida sa siia loonud oled vahepeal, seda ei saa kaasa võtta, see jääb kõik siia maha. Jumal tänatud, eks ole. Ma ei kujuta ette, mis on kõik oleks, kui seda protsessi sellisel viisil ei toimuks, eks ole, kus kõik võetakse käest ära või jäetakse maha. Ja kui sa küsid, et okei, mis on siis evolutsiooni point? Tavaliselt öeldakse, et see on areng. Et kõik bioloogilised olendid arenevad läbi evolutsiooniliste muutuste, näiteks klimaatiliste muutuste, ma ei tea, läbi mille veel, eks ole. Okei, aga sina, tegelik mina, kas see ka muutub? Ei muutu. Ei muutu. See on muutumatu. Sest see osa ei ole arenemise võimeline. Sest ta on välja arenenud juba ja seda osa nimetatakse täiuslik. Seal ei ole mitte midagi arendada. Kuidas sa arendaksid näiteks kõike hõlmavat heatahtlikkust või armastust? Heal juhul saad sa seda ainult rakendada. Tegevuste suhtes, teiste suhtes, siis enda mingite asjade suhtes. Sa saad rakendada seda, aga mitte arendada. Rakendamine ei ole arendamine, see on pigem laiendamine. Kuidas sa saad rakendada enda teaduse omadusi? Läbi teaduse omaduste kasutamise, eks ole, aga see ei ole nende arendamine. See on nende võimekuse laiendamine. Kuidas sa saad arendada enda olemasolu? Seda pole ka võimalik arendada, mitte kuidagi, sest olemasolu ongi olemasolu. Siin ei ole mitte midagi arendada. Kuid sina nüüd kõikide teiste asjade keskel, mida tähendab kõikide asjade keskel? Kas sa oled avastanud, et sa oled tsentris, kõikide sündmuste keskel? Kas sa oled avastanud? Siin tavaliselt öeldakse egotsentriline, aga ma ei kasutaksin seda sõna, sest ma ei räägi praegu egost. Kui sa vaatad minast lähtuvalt, sa võid avastada, et sa ei saa minast ei üle ega ümber. Kas sa saad näiteks minast lahti? No päris lahti, mitte unustada, võid täitsa lahti kohe.
ma olen esitanud seda küsimust inimestele nii palju kordi, et kuulge, no proovige ometigi, no kas sa saad sellest lahti? No ei saa, no mitte kuidagi ei saa lahti. See on võimatu. Ja nii sa oledki. Mõtted on sinu juures. Emotsioonid on siin samas, füüsiline keha on siin, kogu maailm on siin. Ehk sa võid avastada, et sul on maailmaga alati püsisuhe. Mina ja kõik ülejäänud asjad. Mina ja sisemaailm, mina ja naast väljapool olev siis välismaailm. Miks selline suhe leiab aset läbi evolutsiooni ahelate? Milleks seda vaja on? Kas teil on mingid mõtteid? Mingit taimdust? Mina näen siin ühtegi muud põhjust, kui teada saada. Teada saada, millega ma kokku puutun. Teada saada, mis see on. Kas teada saamine on teile kõigile aru saada, mis see on? Ja võib-olla ma selgitan seda ikkagi natukene. Teada saamisel on kaks sellist viisi peamiselt. Üks on selline, et näiteks ma räägin ja sa mõtled kaasa, et okei, jah, klapi, sellega ma nõus, sellega ma olen nõus, see on äge, eks ole. Et sa mõtled nagu kaasa ja läbi selle siis kuidagi paned asju sinna ja tänna ja nagu setid oma skeemi paika, eks ole. Teine variant on selline, kus sa kuulad, sa ei mõtle kaasa ja sa saad aru. Mingit skeemitamist ei ole, vaid sa saad otse ja vahetult aru. Ja kui ma nüüd esitaksin sellise küsimuse, et kui sa näiteks mõtled kaasa, kuhu tekib sellisel puhul arusaamine ja kui sa kuulad ja kaasa ei mõtle, kuhu see arusaamine nüüd tekib? Pane tähele, et üks osa läheb sinu mentaalsesse ehk mõtteossa ja just kui tekib seal, aga teine jõuab täpselt pärale ja täpselt sulle pärale. Ehk tegelikule minale. Väikene nüanss, väikene erinevus, aga see on fundamentaalselt erinev ja fundamentaalselt oluline. Nimelt, kui see jõuab sinuni, siis sa saad aru, sa saad teada, ja sa saad rakendada. Kui see jõuab mentaalsusesse, on see nagu üles kirjutamine. Sa kirjutad üles ja pärast loed ja mis siin kirjas on. Ei pruugi aru saada, mida sa kirjutasid. Umbes selline erinevus. Nii et me oleme evolutsiooniprotsessis ainult seetõttu, et me saaksime teada. See on nagu tegeliku mina harimise projekt või programm, mis on väga-väga pikk. Ja lõpeb see ühelt poolt ühe väga olulise teada saamisega, nimelt, kes ma tegelikult olen. Teiselt poolt lõpeb see sellega, kui me saame teada lõpuks, mis asjad need kõik muud on. Siis on see protsess läbitud. Ma olen saanud targaks. Ma sain teada. Mina teada saamise protsess on hästi oluline, sest sellisel puhul ja kinnistuda siis endasse kaovad ära kõik eneseotsingud. Kaovad ära kõik küsimused, kes ma olen, mida ma siin teen, mis on elu mõte. Ja mingid sellised vastusteta küsimused lihtsalt lõpevad ära. Kaob ära enda võrdlemine teistega. Kaovad ära erinevad mõttetud vestlused, mõttetud mõtlemised. Kõik see, mis ei anna sulle midagi juurde, see lihtsalt aja jooksul kaob.
kui kasutu. Kasutu võib hõlmata kogu inimese elu. Sest inimesele endale kasulikud asjad ei pruugi üldse olla kasulikud näiteks inimese egole. Ja vastupidi, inimese egole kasulikud asjad võivad olla täiesti kahjulikud inimesele endale. No kahjulikud selles mõttes, mitte kahjustamise mõttes, vaid eksimuse mõttes. Kas see oli aru saada? Näiteks igal ühel teist on võib-olla ehk veel sees keegi, kes nõuab midagi. Siin mõtted ja emotsioonid ja tahan seda ja ei taha toda ja see meeldib ja see ei meeldi ja sellega ma käin ja sellega käi ja see on loll ja see on siga ja see on hea inimene, see on sõber ja kõik vaata, mis ta all seal on. Mul ei ole seda, ma tahan ka saada. Ehk see on ego kõik. See on väikene näide egost, seda on palju rohkem. Ja nüüd see, mis on egole kasulik, mille tõttu tavaliselt inimesed tunnevad ennast nagu emotsionaalselt hästi, ei pruugi üldse olla oluline tegelikule sulle. Ja võib-olla ka vastupidi. See, mis egole tundub väga raske ja ületamatu ja mitte vastu võetavaks, on vastu seisud, võib olla väga kasulik sulle. Nii et meil on siin eksitus selles, kes me tegelikult oleme. Ja sellega võib lohutada kõik inimesi, et see on hästi globaalne protsess. See on praktiliselt tabanud igat inimest maamuna peal. Võib-olla üksikud erandid, kes on ennast avastanud, aga need on niivõrd vähe, et pole mõtet rääkidagi. Nii et juurdudes iseendasse avaneb sulle pilt paraminast ehk sind asendavast osast, mida ma nimetan ego. Tänapäeval võiks öelda, tänapäevas keeles rääkides, et see on sinu psühholoogia. Automatiseeritud psüühika, mis koosneb väga keerulistest protsessidest, aga põhimõtteliselt teised vaadates väga lihtsatest komponentidest. Emotsioonid ja erinevad kontseptsioonid ehk mõtted. Need erinevad ühendused, kuidas on ühendatud. Nende toime füüsilisele tasandile või kuidas protsessid langevad või väljenduvad läbi biokeemiliste või füüsiliste protsesside, selle võiks täitsa kõrvale jätta, sest see on niivõrd keeruline, et isegi nende kulgemise teadmine ei aita eriti kedagi. Välja arvatud võib-olla farmaatsiatööstust, et blokeerida mingisuguseid protsesse või stimuleerida. Meile piisab sellest, kui me teame, et meil on emotsioonid, meil on kontseptsioonid, mõtted ja teadmisest, mida me nendega teha saame. Enne seda, kui me asume nendega tegelemise juurde, peame me aru saama, kuidas nad meile tegelikult mõjuvad. Mil viisil meie psüühika mõjutab kogu minu elu. Ja kui sa tead, kes sa oled, tegeliku mina valguses, ja siis tegeliku mina vaatad, mida su psühholoogia siis teeb ja kuidas ta sinu elu juhib, siis sa võid avastada massiliselt naljakaid asju, võib-olla tragikoomilisi asju, väga raskeid asju, võib-olla väga kergeid asju. Aga avastades ja teada siis teatud tehnoloogiaid, kuidas enda ego ehk psühholoogiat muuta, avaneb sulle võimalus seda muuta. Ilma avastamata ei ole võimalik ju midagi ka muuta, aga avastamine on ju jällegi teada saamine. Nii et jälgimine, teadvustamine, see võib anda juurde ka sellise termin nagu eksperiment, eksperimendi tegemine, mis annab sulle andmeid, võib täita need tundmatud lüngad, mille tõttu võib-olla meile tundub, et me ei saa midagi muuta siin.
me oleme looduslikult väga võimekad, ehk tegelikult mina olen väga võimekas. Nagu te teate, siis Practical Consciousnessi kursused põhinevad 5 keha süsteemil ehk teadmisel, et meil on 5 sorti erinevad nähtuseid, mida me igapäevaselt kasutame. Ei ole vaja korrata vist, mis seda on või on. No igaks juhuks ma kordan üle, see on siis füüsiline keha, siis vitaalne keha, mis võtab kokku kogu meie emotsionaalsuse, kõik, mis nendega toimub, eks ole. Emotsionaalsus ei ole füüsiline keha, enamus inimesi teab seda kohe niimoodi lambist esimese küsimise peale. Siis on meil mentaalne osa ehk seal, kus tiirlevad meie mõtted, kujutlused, meenutused. Igaüks teab jällegi, et mõtlemine ei ole emotsioonid, et see erinevad asjad. Siis 4. osa on teadvus. Teadvus on vaikus ja mitte mõtlemine. Teadvustamine, eristamine, arusaamine, taipamine, intuitsioon, inspiratsioon, need on teadvusomadused ehk vaikuse omadused, mis on iseenesest juba paradoksaalne vaikus ja selliste omadustega. Teadvusomadused teevad meist arukad inimesed. Homo sapiensi silt on siin. Ja 5. osa on siis, ongi tegelikult mina, see ongi see, mis sa tegelikult oled. Ja selline lihtne jaotis on esimene selline robustne kaart, mis võtab kokku hästi palju erinevaid protsesse, jaotab nad teatud viisidel ära, et tegelik sina saaks orienteeruda sisemaailmas, mis siin nagu toimub. Miks on oluline orienteeruda sisemaailmas? Seepärast, et kõik see, mida sa teed, saab alguse ju siit seest, kas pole? Kas saab alguse sinu seest? Isegi kui keegi võitab sind väljaspoolt, siis impulss seda teha, kaasa minna või mitte on ikkagi siin sees, eks ole. See osa, mis lubab kaasa minna või mitte, leiab aset ju sees, on ju nii. Nii et selles mõttes sa võid avastada, et sul on siin väga keeruline mehhanism, mis töötab nagu lollikindlalt. Kas töötab lollikindlalt? Väga lollikindlalt, eks ole. Tuleb mingi isu peale, juba sa kütad, eks ole, kuskile teise linna, et sa sealt ära osta, ära tuua või hoopis vastupidi, mitte minna, mitte teha ja nii edasi, eks ole. Või ei saa magada, olgu tarmunud näiteks ja kõik need muud asjad, eks ole. Eks see on väga võimas vedav mehhanism. Ja nüüd, kui sa vaatad ennast selle mehhanismi sees, kui peamine olemasolu põhjus, sest ilma sinuta poleks seda mehhanismi ka ju, siis tekibki alati selline küsimus, et kuule, aga okei, kes see boss siin nüüd siis on? Kas see mehhanism peaks mind juhtima või mina peaksin mehhanismi juhtima? Kuidas teile tundub? Kui sa istud autosse, on väga lihtne aru saada, eks ole, sinu käes on rool, gaas ja pedaal, eks ole, ja sina juhid, eks ole. Aga keegi ei kujutagi ette, et see vastupidi oleks, on. Võib-olla tänapäeval siin, jah, istud sisse, aga sa pead ikkagi vähemalt ütlema, kuhu ta siin viib, on. Valitsus ütleb või? No jah, siis sa oled lihtsalt nagu lammas, eks ole, lihtsalt lähed järgi ja nii ongi, eks ole. No see tähendab, et see on sama, kui siit polegi, eks ole. Nii et põhimõtteliselt, eks ole, kõik see, mida sa teed, peaks alguse saama sinust endast, tegelikult minast. Ja kui sul tekivad kahtlused, aga ma usun, sul on tekkinud kahtlused vahest selle mehhanismi osas, mis sind elus juhib, kas see ikka on õige? Siis see mehhanism on jäänud vahele oma valedega, oma ebakohaste protsessidega. Kas on jäänud vahele? Olete avastanud? Igaüks avastab, tegelikult see on väga levinud. Millele see viitab? See ei viita sellele, et meil on ainult mingisugused, kuidas ma ütlen, ebakohased protsessid, vaid avastamine viitab iseenesest meie võimekusele
avastada. Aga kui sa nüüd laiendad enda võimet avastada, laiendad rohkem nendelt harvadelt hetkedelt võib-olla nagu tervele elule, nagu milline võiks olla maksimaalne avastamine? Ilmselt selline, kus sa paned kõike tähele, eks ole? Igat liigutust paned tähele. Muuseas, sellisel protsessil on ka nimi, teadvustamine. See ongi teadvustamine. Muidugi koos eristamisega. Ja kui sa paned siis kõik need protsesse tähele, eristad ja teadvustad, siis võib olla nagu mindfulness, eks ole, mis ainult teebki seda, aga liida siia juurde arusaamine. Et sa saad ka aru, mida sa teadvustad. Et sa mõistad seda. Ja siit tekib selline termin nagu teada saamine. Ma saan teada. Ma saan targemaks, ma saan arukamaks. Siit hakkab juba terendama evolutsiooniline eesmärk. Teada, saada, muutuda arukamaks. Ja kui sa oled kogunud teada saadut arukust, hakkavad sinu lüngad valemites täituma ja sa saad hakata rakendama väga keerulisi valemeid, võib-olla ka lihtsamaid, selleks, et õppida neid protsesse juhtima. Sest ainult teada saamine annab sulle ligipääsu juhtimisele. Sellisel viisil areneb arukus edasi. Sellisel viisil võtab inimene tundmatute protsesside juhtimise enda peale. Niimoodi kujuneb välja arukas elu. See, millest ma praegu räägin, ei ole võimalik, kui ei ole välja tulnud tegelik mina, kui sa ei ole astunud lavale. See on see põhjus, miks ma mainisin, et kui sa avastad iseennast, on see kõik väga hea, väga tore, sa avastad, et sa oledki igavene, surematu, lõputu hetkes ja kõik muud asjad. Aga kui sa avastad ka enda suhte kõikide ülejäänud asjadega ja sa avastad, et sa oled siin ainult selleks, et teada saada ja õppida loodust käsitlema aruka inimesena. Looduse all pean ma silmas kõike seda, mida iganes sa elus teed. Ükskõik, mis see ka ei oleks. Siis hakkad aru saama, kuidas siis see absoluutselt täiuslik mina sekub ellu ja toob sinu ellu arukust. Kas te teate mingisuguseid takistusi arukale inimesele? Millega ta hakkama ei saaks? Arukus tähendab ju veel kord siis kõige, vähemalt selle pagasi, mis sul täna on teada, selle teadmist ja selle rakendamist, eks ole. Ja mida rohkem see teadmine kasvab, seda rohkem sa ju suudad esile kutsuda muutuseid, korrigeerida, planeerida, läbi viia ja olla väga edukas selles kõiges, kas pole? Edukuse valem niisiis on hästi lihtne. Sul on vaja teada, teadvustada, viia läbi ja saavutada. Ma usun, et te kõik olete proovinud seda teha, eks ole? Teete võib-olla ka täna seda. Vaatad, ma proovisin ja jälle failisin, eks ole, jälle läks pekki kõik ja ei tulnud välja ja nii edasi. Aga see
tähendab ainult ühte asja. Et siin oli liiga palju tundmatud asju sinu jaoks veel. Eks sa ei teadnud lõpuni veel kõike, mis siin veel oli. Sa läksid mingisuguse oma teadmisega edasi, aga see ei olnud piisav teadmine selleks, et sa saavutaksid midagi. Järelikult tuleb juurde õppida. Ja kui sa saad täiesti selgeks ja siis lood oma tegevuse, rajad sellele, ei ole võimalik, et sa ei õnnestuks. See pole võimalik. Selline on teadmise osakaal meie eludes. Nii et iga prohmakas, mis sulle ei meeldi, mida sa ei tahaks teha, peidab ennast tegelikult väga väärtuslikku teadmist. Millest me tüüpiliselt loobume, eks ole. Loobume siis nende justkui teadaolevate positiivsete kogemuste kasuks, kus ei peagi väga pingutama võib-olla vahest. Ja siis avaneb veel kord siis tegeliku mina potentsiaal. Ehk mina on kõikide sinust allpool olevate kehade juht, valitseja ja teada saaja ja nende korraldaja. Mina teadmata ei ole võimalik eriti siin midagi korraldada. Kõik kulgeb lihtsalt nii, nagu on siiamaani kulgenud vastavate reaktsioonidena, vastavate harjumustega, uskumustega ja mingit muutust tegelikult ei järgne. Ehk sellist muutust, ma pean silmas sellist muutust, mis ei ole krooniline. Elu on raske muuta sellisel viisil. Inimese evolutsioon lõpeb ära siis, kui ta on lõpuni teada saanud. Kuhu see siis välja jõuab? Mis siis juhtub, kui inimene on kõige teada saanud? Juhtub see, et ta ei otsi enam. Juhtub see, et ta on. Ta on ja ta teab. Ta on ja tegutseb, aga ei ole tegutseja. Ta on muutunud kellekski, kes ta oli enne ja enam ei ole. Indiviidist, individuaalsest eksistentsist ei ole mitte midagi järgi jäänud. Tema eksistents on muutunud globaalseks. Globaalne eksistents viitab meie tegelikule päritolu, kust me pärit oleme. Me olemegi pärit globaalsest lõputust eksistentsist, mida nimetatakse Jumalaks. Nii et niimoodi vaikselt järk-järgult pusides luues õige suhte enda ja maailma vahel, õppides maailma tundma, õigesti rakendama, hajub ära individuaalsus. Aga see ei ole kole. See ei ole ebameeldiv. Vahest ma usun, et kõik palvetajad, kõik usklikud palvetavad umbes niimoodi, et tahaks sinna tagasi oma koju saada, oma isa juurde või millegipärast Jumalast räägitakse kui isast tavaliselt, mitte kui emast. Võib-olla ema juurde, ma ei tea. Ja siis nad tahavad sinna tagasi saada, siis neil ettekujutlus, et seal on väga hea kõik ja sinna võetakse vabandage väljenduse peaks nagu poole tobiseid. Kes ei ole täitnud
ainult ühte lihtsat tingimust, et sinna saada, nimelt teada saada. No igaüks tahaks kiiremini, eks ole, saavutada tulemusi, on ju nii. Et ma pingutan, no kas juba aitab või? No pingutan veel natuke. No kas nüüd on kõik või? No pingutan veel natukene, keskendun teadvusele, kasutan, no juba või, võtad juba, mida on. No see ei tööta niimoodi. Siin ei ole tingimusi selliseid, millega me peaksime nagu põhimõtteliselt nagu arvestama ja nagu täitma nagu mingit normi. Tingimused on siin täiesti teistsugused. Ja nad on niivõrd sujuvad, niivõrd märkamatud, et nad tegelikult ei olegi tingimused. Nii et iseendana õigesti elatud elu viib inimese välja individuaalsest elust ja viib välja globaalse elu juurde. Globaalne elu tähendab seda, et individuaalne mina on ühinenud absoluutse minaga. Selle kohta öeldakse joogas, et on atma ehk on individuaalne hing ja on paramatma ehk absoluutne hing ehk Jumal. Et ühel hetkel nad ühinevad. Ja kui selline ühinemine toimub, siis see inimene ei ole enam inimene, ta on saanud selleks, kust ta on tulnud. Aga ta ei paista kuidagi välja teiste seast, sellepärast, et need omadused, mis ta enda juures avastas, on samasugused omadused ka tema isal siis. Ehk atma ja paramatma on sarnased. Nii et see üleminek toimub niimoodi, et sa ei saagi üldse aru, et sa oleksid midagi juurde saanud, välja arvatud selle, et sa avastad, et sa oledki globaalne, oledki lõputu. Aga olemasolu jääb samaks, teadvus jääb samaks ja siis see heatahtlikkus jääb samaks. Nii et see on see tee, kuhu läheb see tegelik mina. Aga see tee vajab enne ettevalmistamist. Sest iseendana on keeruline jõuda sinna, kust me tulnud oleme, sest kogu aeg üles kerkivad emotsioonid ja kontseptsioonid ja see rahutus ja keskendumise puudulikkus ja need kogu aeg häirivad. Selleks inimesed mediteerivadki, et rahustada see erilase pesa, mis on üles ärritatud kuidagi maha ja siis natukene olla rahus, eks ole, olla natukene hea. Ja siis nagu sa liigutad ennast ja on kõik uuesti tagasi ja on jälle probleem, eks ole. Et see on ühelt poolt nagu hea mingi rahustamise meetod ja seda kasutataksegi kui rahustamise meetodit. Aga joogas see ei ole rahustamise meetod. See lihtsalt annab teada sulle, et sa peadki üle kolima sinna. Nii et see ei ole mingi meditatsioon joogas, vaid see ongi eesmärk. Ja on küsimus selles, et kuidas selle eesmärgi saavutad, kui sul on siin erilased kogu aeg. Kogu aeg valmis. Practical consciousness õpetab sulle, kuidas neist lahti saada. See on minu meelest ainukene praktiline teekond. Sest istuda erilase pesa peal liigutamata, no kaua sa suudad niimoodi? Ne ei suuda, eks ole. Aga see pesa on tühi, siis võid siin nihelada ka, eks ole, mitte midagi ei juhtu. Nii et siit tulevad siis need vabastamise tehnikad. Ehk emotsioonidest, kontseptsioonidest vabastamised. Lisaks veel vabastamisele tahaks öelda seda, et ma usun, te kõik teate, mida tähendab selle karma või siis saatus. Karma tähendab lihtsalt mingite tegevuste ja tagajärgede vahelist seost. No näiteks, kui ma võtta praegu selle klaasi siit veega ja tee niimoodi, siis see on terve ahel, eks ole. Alates sellest ma võtan, see on tegevus, selle järgneb teine tegevus, kolmas tegevus, siis tee reaktsioon, eks ole.
lõpuks viskate mind toolidega ja lõpuks on nagu siin kiirabi välja kutsuda võib-olla ja olen selle haiglas, eks ole, ja kogu see talvekool on rikutud näiteks ja nii edasi, eks ole, no midagi taolist on ju. Ja see kõik algab ainult ühest teost, on ju, näete. Aga see sünnib siin, eks ole, näiteks ideena teeks seda õige. Vot see on põhjuse ja tagajärje ahel, eks ole. See on nagu hästi lihtne, eks ole, niimoodi võtta. Aga tihti ma nagu ei pane üldse tähele, et me selliseid ahelaid kasutame. No mitte vee mõttes, vaid nagu põhimõtteliselt üleüldse. Sest kogu meie tegevustik on karmiline. Olemasolu võiks öelda ei ole karmiline. Tegevustik elus on absoluutselt karmiline. Ükskõik milline see ka oleks. Kas sa tead seda või sa ei tea seda? Usud sa seda või ei usu seda? Kõik on põhjuse ja tagajärje seostel. Nii et see on karma ehk saatus. See ongi saatus, mitte keegi ei tee meie saatust kuskilt kõrvalt. Seda oleks hea uskuda, et jälle veretada kellegi kaela, et võt vana jumal, vana põrsas, eks ole, no võiks olla leebema vastu, eks ole, siin lahendada need probleemid ära, eks ole, et see ei ole nii. Saatus ehk karma tähendab seda, et me oleme ise teinud ja saanud tagajärgi. Ja need tagajärjed, mida me ise oleme teinud, me peame ise need ära lahendama. Ise neist lahti saama. Kedagi teist siin ei ole. Miks? Sest siin tuleb mängu indiviid. Indiviidi tegu. Sina kui indiviid, tegeliku minana, teed tegevusi, isegi kui sa ei tea, et sa oled olemas. Ja kui sa siis tekitad selliseid ahelaid, mille tulemusi sa ei taha, sa teensid vastutada nende eest. Isegi kui sa ei tea, et sa teed seda. Kust see vastutus tuleb? Vaadake, kas keegi teist oskab teha mitte millestki midagi? Väga vist ei oska, eks ole, isegi teadlased ei oska teha, see on selge. See tähendab, et meil peab olema midagi, millest me teeme, mingisugused asjad. Kas on mingi aine või vahet ei ole, mis see on, eks ole. Me oskame teha millestki midagi. Muuta neid asju seal, omavahel pannud reageerima ja koomutada ja keeta ja stantsida ja valada ja mida iganes, eks ole. Me oskame kasutada asju. Aga nagu sa hakkad asju kasutama, nii tekib sul kohe vastutus. Sa muutud kasutajaks. Sa võtad ja kasutad. Ja siit hakkab kohe karma peale. Siit hakkab kohe saatus peale. Ja need asjad ei ole ainult füüsilised. Ka mõtted on need asjad, ka emotsioonid on need asjad. Ka sinu teadvustamise fookus millelegi on mingi asi. Et me külvame kogu aeg põhjusid ja tagajärgi. Aga me ei tea seda väga sagedasti. Vahest jah, anna andeks, ütlesin sulle see liiga jämedalt, eks ole, või olin hooletu ja sain sust valesti aru ja need on need mõned momendid, kus me saame aru, et me oleme midagi valesti teinud. Aga see kõik on palju sügavamal. See kõik on palju peidetumal tasandil. Varjatud tasandil. Aga kuidas sinna ligi saada? Ainult teadvustades. Eristades, ainult tähele pannes. Teist teed pole olemas. Nii et selliselt tavaliselt pinnapealselt vahu seest ja tuleks sukelduda sügavamale, nagu öeldakse, ehk olla rohkem tähelepanelik, ehk teadvustavam, panna tähele, avastada, teada saada. Ja siis muuta põhjuseid, mis muudavad tagajärgi. See ongi nii lihtne.
no näiteks sa tead küll, et võib-olla sa oled kriitiline, eks ole, no tahaks sa naaskrit talle niimoodi, just nüüd torgata, eks ole, kuskile näidata koht kätte, eks ole, vot nii, või tuua see vana asi sealt minevikust uuesti üles, sellest tunneb ennast halvasti. On ju nii? Kui sa nagu tunned, et sa tegid ära selle, teadvustad tagant järgi, on see hea nägi tagajärgi, aga järgmine kord, kui sa vaatad, et nüüd tuleb ja nüüd sa pidurdad seda ja ei tee seda, see on muutus. On. Nii et me paneme tähele, et mõningad meie tegevused ei too häid tagajärgi. Ja siis me püüame neid kuidagi vältida. Vältimine on hea, aga veel parem on vabastamine. Vabaneda üleüldse sellistest psühholoogilistest osistest, sest see on puhas psühholoogia. Kas pole? Oled ükskord vabanenud ja seda enam ei tule ette. Ehk mina soovitan teil võtta ette korralik review, teha selline korralik selline saneerimine, nagu öeldakse, või siis koristamine, elimineerimine, võtta ette kõik enda elu osad mingite sektorite kaupa ja puhastada lihtsalt kõik ebavajalikselt välja. Ja sellega muudad sa enda karmat, enda saatust. Ja ma usun, te juba teate seda. Et see toimib. Et see töötab. Võib-olla osadel teist suuremal alal, võib-olla elu on täielikult muutunud, võib-olla kitsamal alal, aga see näitabki, et muutus toimub. Aga see näitabki seda, et need teadmised, mida te kasutate, põhinevad päris teadmisel. Et see töötabki. Nii et siin ei tohiks nagu olla üllatusi, et see töötab. Üllatused võiks olla siis sellisel puhul, kui see ei töötaks. Nii et kui see ei tööta veel täna sinu jaoks, siis sul on seal mingisugune teadmatus, mingi faktor, mida sa täna veel ei tea. Sa pole veel avastanud seda. Ja kui sa avastad selle. Ja nagu sa avastad, nii saad oma matemaatilisse valemisse ühe puudu oleva ja valem hakkab tööle. Aga võib-olla on puudu olevaid, on 2 seal, aga võib-olla 3. Mis siis? Nii et keegi teine ei saa paraku elu muuta, sinu elu muuta, kui on sina ise. Ja sinu elu on ühelt poolt individuaalne. Saad kese, kogu maailm on sinu ümber, kas olete pannud tähele? Kas maailm on sinu ümber? Kui suur see maailm on? No teed ikka suur ikkagi. Ta on ikkagi tegelikult suur, eks ole, kui sa vaatad. Ta on ikka lõputult suur. Ja sina oled siin see kese. Mis on tegelikult mina puhul huvitav on see, et kui sa oled iseendana, siis teisi minasid. Kas on võimalik leida? Kas olete proovinud avastada? Mina olen minana, ma vaatan, kas tema on ka minana. Ei ole proovinud? Või olete? Aga te proovige. Ja võite avastada ja väga huvitav asja. Teisi minasid ei ole. Ja kui sa avastad selle tõe, siis sa avastad, et kogu maailm on siin ainult sinu pärast. Ja oledki maailma naba ja ongi õigesti öeldud, oledki maailma kese.
nagu te ilmselt teate, samamoodi öeldakse ka egoisti kohta, eks ole, kes on siis nagu maailma naba, eks ole, aga ka tegelikult mina olen maailma naba. Aga mitte naba mõttes, eks ole, vaid nagu olemasolu mõttes. Nii et kas maailm on sinu jaoks või sina oled maailma jaoks, igal juhul seda tundmatut maailma on siin lõputult palju. Ja kui sa tahad midagi teada saada, siis palun väga, see kõik on sinu jaoks. Ja kui sa saad üle enda isiklikest psühholoogilistest probleemidest, tuletan teile meelde, need sisse õpitud, eks ole, aga need jäänud ju geneetiliselt edasi. Kõik need isikuomadused ja need head ja halvad ja te teate, laps sünnib ju puhta lehena, eks ole, et see, mis ta siit õpib, on see, mis sa täna oled. See kõik on teistelt pärit, välja arvatud siis sinu enda empiirilised kogemused, empiirilised teadasaamised. Need on hästi individuaalsed ja ilma tavaliselt teiste inimesteta. Aga kui need komplektid on omandatud, ilmselt neist saab ka lahti ja te teate, et saab lahti, eks ole. Et see on nagu väljaõppimine, nagu ma vahest räägin. Ja selle väljaõppimise võiks väga lihtsalt asendada teadasaamisega. Iseenda teadasaamisega. Joogas on olemas üks selline huvitav seisukoht või vaatekoht või kuidas seda nimetada, et see, millest sa oled aru saanud, mida sa oled taibanud, see liigitatakse tõdede hulka. See, millest sa oled aru saanud või taibanud, see liigitatakse tõdede hulka. See on tõsi, tõde. Tõde võib olla suhteline ja võib olla absoluutne. Suhteline on see tõde, mis leiab hetkel aset, aga järgne hetk ta võib juba muutuda, sest asjaolud muutuvad. Absoluutne ehk absoluutsed tõed on sellised, mis on ajas ja ruumis muutumatud. Näiteks avastad, et ma ei tea, kellegil, näiteks teisel inimesel on mingi hoiak sinu suhtes, sa avastad, et tal on vastuseis. Avastad, saad teada vastuseis. Järgmisel hetkel see vastuseis on kadunud inimeselt ja siis enam ei saa öelda, et tal on vastuseis. See on selline tõde, mis on selline hetkeline või selline ajutine tõde. Kas see oli arusaadav? Sa avastad, et tal on midagi sinu vastu või näiteks sa meeldid talle, sa avastad selle ja järgmisel hetkel ta enam ei tunne su vastu huvi näiteks. Sa avastad ka selle. Et tõde ja tõde. Kui sa võtad kinni, ma meeldin talle, aga järgmisel hetkel sa enam ei meeldi talle, eks ole. Ja kui sa võtad selle mentaalsesse veskisse selle tõe, sa võid selle ka puusse panna, eks ole. Või see, et sa ei meeldi talle. Mingi vestluses mingi sõna võib-olla ei meeldi talle. Sa fikseerisid ära ja siis mentaalsus järedab, et sa ei meeldi üldse talle. Et ta on absoluutne vaheldane sulle. Siga, siuke. Näiteks on ju, võib niimoodi on ju. Nii et tõdedega peab olema ettevaatlik, sest tõde, ajutised tõed või siis sellised hetkelised tõed on alati tõed, aga nad on muutuvad. Ja sealt ei tohiks teha mingisuguseid suuri järeldusi ja ta kristalliseerida need järeldusi, siis sellega võib väga-väga mööda panna. Nii et kahte liiki tõdesid on siis lokaalsed, globaalsed, püsivad ja muutumatud. Ütleme niimoodi. Ja kui tegelik mina on siis selliseid tõdesid õppinud nii tähele panema kui ka omandanud, siis see muutub absoluutseks alternatiiviks mentaalsusele.
sisse õpitud teadmisele, milles me oleme veendunud, et see on nii. Ehk empiiriline kogemus, ma korra mainisin seda, et see on teaduslik termin ja kogu teaduse alus tegelikult, ongi selliste tõdede avastamise taga. See ongi empiiriline kogemus. Nii et kui te otsite kusagilt tõde, tõe häält, siis siin see ongi. Nagu te võite aru saada, ei ole see mingisugune hääl, eks ole. See on see protsess. Ja tõde on alati tegeliku minani jõudev. Ja see ei tohiks minna nagu mentaalsuse rohaks, mis siis võib sellest midagi muud kokku keerata, eks ole. Sellisel viisil selliseid tõdesid kogudes saabki inimene rohkem ja rohkem teada. Tegelik mina kogub teadmist maailmast. Sest tegelik mina on absoluutselt täiuslik, sest ma usun, et te mäletate seda kogemust. Sul ei ole mitte midagi juurde vaja, sul ei ole midagi puudu. See ongi absoluutne kogemus, täiuslikkus kogemus sellest. Tuleb meelde. Ja samas võiks ka nagu lukustuda tegelikult siia. Olengi olemasolu. That's it. Midagi muud justkui poleks vaja teha. Aga loodus ei lepi sellega, et sa istud oma täiuslikkuses. Ta tuleb ja koputab ukse peale. Näiteks tühja kõhutundega. Näiteks elektriarvega. Ja. Näiteks karjuva lapsega või etteheitva abikaasaga või koer niutsuta pissile minna. Nii et sa pead aru saama, et sa võid kogeda täiuslikkust, aga kui sa ei too enda täiuslikkust igapäevasesse ellu, ehk ei hakka võtma osa igapäevasest elust, siis see on tegelikult tingimus. Sa ei saa tegelikult teisiti. Kui sa pead õppima tegeliku minana elust taas osa võtma. Paljud on püüdnud ignoreerida seda fakti. Millega see lõpeb? See lõpeb sellega, et nii-öelda elusurve ehk elu ehk saatus, elu ehk karma, surve isikule läheb nii suureks, et isik on sunnitud hakkama osa võtma. Ehk see taga on sund. Nii et siin loorberitele puhkama jääda ei saa. Sellega tuleks algselt leppida, kokku leppida ja õppida lihtsalt tegeliku minana osa võtma kõikidest tegevustest. Ma ei tea, kas ma mainisin sellest või mitte, aga tegeliku minana elust osa võtmine on väga kummaline alguses. Ma ei tea, kas te mäletate või? On kellelgi meeles? Mida see tähendab, see kummalisus? See tähendab seda, et sa avastad, et sa ei tea mitte midagi. Sa ei oska mitte midagi. Sa nagu vast sündinud, nagu öeldakse, või sellisel tasemel, eks ole, et ei saa aru mitte midagi ja ei ole meeles midagi ja ei tea, kuidas asju kokku käivad ja vaatad mingid elementaarsed asju ja vaatad, pastakas ja paber. Seda ka tehakse. Tegib selline loll seis natukene vahest, aga see on normaalne. Ja see normaalsus tähendab siin seda, et ega sa polegi ise õppinud asju tegema. Kui sa ei ole teadnud, kes sa oled, kuidas sa oled saanud ennast õpetada või õppinud asju tegema, sa oled ilma jäänud sellest. Seda on teinud sinu psühholoogiline osa. See on õpetatud. Keerutama, rääkima, tegema kõiki neid asju.
ja kui vaadata nüüd seda osa, mis on nii-öelda siis ära õppinud kõik asjad sinu eest ja automatiseerinud, siis see on igavesti äge asi, kas pole? See on niivõrd äge asi, et kuidas ma ütlen, et inimene, kes ei tea teadvusest ja iseendast mitte midagi, suudab ära teha kõik asjad elus. Jääda ellu ja elada veel väga vanaks ja nii edasi, tulemata kordagi teadvale, kes ta on. Vot selline automatiseerituse tase. Et see AI, mida nad siin ehitavad, eks ole, ei ole sellega mitte midagi võrredes. See on siuke tähtsuset asi. Vot see on bio-AI, nagu ma ütlen. Vot see on klass omaette. Samas, kui siin on peidus sellised ressursid, selline võimekus, kui sa õpid seda tundma ja võtma kasutusele, mõistad, mis siit tegelikult terendab või siin kuskil varjus on. Vot sellega tegeleb juba joogasüsteem. See läheb nii-öelda tava muutusest nagu sügavamale ja õppides tundma siis seda ala, mis siin toimub siis. Ja samas tuleb öelda seda, või mõnida seda, et kogu see automatiseeritud osa leiab aset igal pool looduses. See on ka globaalne nähtus. Ja kui te lähete homme ekskursioonile siin või kes on juba käinud siin, siis teate, meil on siin palju pühakohti ja kõik need murtid ja nii edasi, nii edasi. Need pühakohad ja murtid esindavadki neid loodusjõudusid. No vastavalt vormistatud inimlikult ja nii edasi, eks ole, mingite kujudena ja nii edasi. Aga nad annavad edasi vähemalt need loodusjõudused mingisuguselgi viisil, sest nad loodusjõududel on nähtavad. No, näiteks, ükski füüsikaseadus ei ole tegelikult nähtav. On ju nii. Teda on vaja demonstreerida kuidagi asjade läbi, et siis ta muutub just nagu nähtavaks ja muidu nad on kõik nähtamatud. Nii et see on siis see osa, kuhu siis ka jooga tungib. Mida me nimetame siis süvenemiseks, süvenenud õppeks. Nii et sul on siin asja küll siin selles maailmas. Ja see on väga põnev isegi, kui sa iseendana siis uurid ja avastada, saad aru, vau, miks sügavused, mis siin toimub, kõik on siuke, no see on äge tegelikult. Ja kui sa oled niimoodi nagu joone peal, eks ole, ja sul on mingid omad uurimisalad nagu ees, et see on nagu Vasco da Gama, eks ole. Avastad, vau, see on seal, vau, toon seal. Et see muutub kõik väga huvitavaks. Sest bio-AI üks probleemidest on see, et pole midagi huvitavat. Kõik on justkui teada olev. Ja programmi loomine on huvitav, aga kui see töötab, siis see enam pole üldse huvitav. Siis ta teedab oma funktsiooni ja nii ongi. Aga maailm meie ümber on kogu aeg elav, kõik on elav, kõik muutub kogu aeg ja siin on tegemist väga globaalsete loodusjõududega ja loodusseadustega, nende tundmine, nende kasutamine. See on midagi uskumatut, milleks me oleme võimelised. Ilmselt olete ka esoteerikaga natuke kokku puutunud. Olete? No esoteerika tegelikult, ega see ei tähenda midagi muud kui lihtsalt varjatud teadmist. See on see termini tähendus, aga muidu öeldakse esoteerikud seal kurri-murri asjad ja teevad seal midagi, mida lihtsalt keegi aru ei saa ja see on see tavaline arusaamine sellest terminist. Aga maailm on väga müstiline. See sama maailm, kus me teiega oleme. Et ta on reaalne. Ja kui jõuda nagu elavalt praktiliselt teadmise kaudu nendele tasanditele, siis avaneb hoopis teine pilt. Ja.
ja see pilt on väga-väga põnev, et maailm ei ole ainult see, mis ta välja paistab. Kaugeltki mitte. Ma siin räägin tegelikult minast ja sellest, mis siin kõik avanema hakkab ja nii edasi, et aga võib-olla teeme läbi siis korraga seda meeldetuletust, kuidas siis tegelikult minaks saadakse siis või avastatakse või äkki on vaja korrigeerida kellegil. Muidugi täna on reede õhtu ka vist, eks ole, kõik töölt tulnud ja ma vaatan, et ka väsinud olete, et võib-olla väga pikalt jahvatagi siin. Kas teeme enese otsingu läbi või? Spetsiaalselt ütlesin selle sõna enese otsing, et see ei kõlba absoluutselt tegelikult pilti. See on nii vale lähenemine ja arusaamine, kui vähegi olla võib. Ennast otsida lihtsalt ei ole võimalik ega üles leida, sest sa oled juba olemas. Tõstke käed üles, kes ei ole olemas. Ühtegi kätt ei tule, eks ole. Ja nüüd, kui ma küsin sinu käest, aga kus on see koht, mis annab sulle enese olemasolu, loob selle enese olemasolu? Leia, ehk tulla teadvule, et see on juba olemas. Ja tunne. Tunne ja seejärel ole. Tunne olemasolu kvaliteetselt, nagu pühendu selle tundmisele. Kui sa hästi ei pühendu, siis sa pühendud vahepeal mõtlemisele. Katsu mõtlemisele mitte pühenduda. Selita enese tundmist ehk kontrolli, et sa tunneksid ennast. Ja vaatasin ruumis ringi. Vali peamiselt enese tundmine. On imelik vaadata ringi, et nagu kontakti pole, eks ole. See on nagu okei, sellepärast, et teadvustamine ei lähe välja, vaid on sul endal. Seepärast tekib selline natuke nagu kontaktita või kaotanud kontakti välisega. See on alguses täitsa okei.
see ongi iseendana praktiseerimine, sest harjutad ennast taas olema iseendana. Lapsepõlves on kõik iseendana. On kellelgi väikseid lapsi või kellegi pealt vaadata, kas nad on iseendana või ole. Eks ole? No võt. Ja niimoodi harjutabki kõigepealt. See on esimene samm, olla iseendana. Kui ei pea midagi tarka tegema võib-olla, jah, siis ole iseendana. Harjuta kõigepealt seda faasi, et olla pikemalt ja siis harjut taas olema iseendana. Ja siis juba ei pea kontrollima, kas oled iseendana, siis sa saad juba ka oma fookuse tuua väljapoole, kaotamata iseennast ja teha midagi keerulisemat. Ehk see käib järk-järgult niimoodi. Enne kinnistud ja siis hakkad midagi keerulisemat tegema. Siin on oluline kvaliteet. Ja muidu tekib selline hüplemine. Olen endana, nagu hakkan tegema, jälle unustasin ära, jälle olen endana ja jälle ei saa midagi teha. Ja siis jälle pean midagi tegema, jälle ma pole iseendana, siuke nagu nokk kinni saab alati. Võta rahulikult, see võtab aega, aga see tasub ära ennast. See on praktika. See on üks kõige olulisemaid praktikaid üleüldse iga inimese elus. Kinnistuda taas iseendasse. Seda vist mainisin, et siin on õpetatud ennast unustama. See käib väga lihtsalt. Sa oled see ja sa oled too ja lollakas ja oi kui tubli sa oled, oi kui ilus sa oled, oi kui rumal sa oled ja nii rumalat last ma pole näinud, eks ole. Ja sa jälle tegid valesti ja kõik niisugused asjad, et see on see enese unustamise meetod või meetodid. No nii. Ja siis õpi iseendana lugema, näiteks vaatama, aru saama. Näiteks mäletate hästi lihtne harjutus, et vaata iseendana siis ruumis ringi, mis asjad need on. Kas sa tead nende otstarvet? Tuleb enda, jah? See on hästi lihtsatest asjadest hakkab peale. Mitu tulpist laua peal on. Jah. Aga vaata, kes vastab, kas sinu mõte või sa saad ise aru, kas see teadmine jõuab sinuni või on siin keegi, kes juba teab seda ja viskab kohe selle välja. See, kes viskab välja, see on sinu psühholoogia, see on sisse õpetatud osa. Hoia see vaka all. Las see tegelane praegu olgu vaikselt. Ei jäile tuleb teha praegu lihtsalt switch off. Midagi kirja panna iseendana, ilma selle bio ei aita, lugeda, vaadata, kuulata, helisid, näiteks väljas või ükskõik mida sa ka ei teeks, mis on sinu kontrolli all, kus ei ole vaja kiirustada ja võib-olla mingit täpsust ja esialgu mõtlen. Harjuta ennast nende lihtsate tegevustega ja sa saad järjest arukamaks nendest tegevustes ja ühel hetkel sa ei avastagi mingisuguseid erinevusi võrreldes siis oma bio-AI-ga, välja arvatud üks, et sina oled tulnud lavale ja sina teed seda kõike, mitte sinu psüühika. Mis veel kasvab selle protsessi käigus on sinu arusaamise kiirus, taipamise kiirus, teaduse omaduste kasutamine, see kõik läheb palju paremaks. Ja see on alati seotud tegelikkusega või realistlikkusega, realistliku maailma pildiga ja selle tõttu taganeb sinu automatism, mis on tegelikult kaunis aeglane võrreldes sinu ja teadvuse koostöö kiirustega. Võib-olla on juba kellegi selline kogemus, et näiteks enne oli vaja läbi mõelda kõik asjad ja pead suitsetada või suitsule tuli peast välja, eks ole, ja nii edasi. Aga täna viskad pilgu peale, et see asi selged ja ära plaksti. On juba kellelgi mingeid suukseid
efekte tuleb ikka ette, eks ole, ja muidugi väga hea. Nii et siin tõuseb see kiirus ja arusaamine, kõik see on väga, väga õige. Ja need tunnused, et sa kasutad ennast ja teadvust. Kiire taip tekib. No nii, paistab, et mul rohkem vist ei ole praegu midagi seal lisada. Võib-olla on teil küsimusi.